Sit ready. Attention. Ja start on siin kenasti õnnestunud. No hetkel on, nii nagu me ka ennustasime, siis Kilbeläinen siin kohe liidrina teele läinud ja teisena Jakob Kašakov. Nii et välisosalejad taktikepi all on see sõit alguses meetritest kulgenud. No, Anti Kilbeläise 500 meetri keskmine tempo hetkel siis 1.25,6 peal. Ja see eeldaks eelsõidus siis tema lõpuaega sinna 3 minuti ja 2 sekundi peale ja no see peaks olema nüüd kas ka aeg, mis finaali edasi viib ja võib-olla taas vaatame, mis toimus eelmisel aastal. Eelmisel aastal olid eelsõidud mõistagi väga põnevad ja siiski üle 3 minuti aeg edasi ei viinud. Viimane aeg, mis andis finaali pääsme, oli 2.57,3 ja selle tulemusega sai hakkama siis Peteris Vilums ja tema siis hetkelgi selles sõidus on liikumas masinal number 4 selles rohelises, helerohelises trikoos ja tema oli viimane mees eelmisel aastal, kes edasi sai. Aga siin on nüüd Kilbeläinen tõmmanud oma tempot ülesse, sest et praegu on Kilbeläinen ja siiski enne läksime 10 sekundiga nihkesse, et tegelikult on Kilbeläinen kindel finaali favoriit, et selles pole kahtlust ja Vilums samamoodi, nemad on kindlasti alla 3 minuti tõmbajad ja ka alla 2.57 kas, no alla 300 meetri on jäänud sõuda ja Kašakov on teinud tublit tööd, Jakob Kašakov siis masinal 10, keda ka hetkel suur pilt on saatmas ja tundub, et ta sinna 2.56 peale võiks tõmmata, esindab Sisekaitse Akadeemiat ja ongi Kašakov nüüd võrdselt Kilbeläisega liikumas ja nüüd on põhimõtteline küsimus, et kas siis see eelsõidu võit läheb Kilbeläisele või Kašakovile. No Kilbeläinen on nüüd sümboolse 2 meetriga jäänud kaotusseisuga, ei anna käest seda ja võtab ikkagi nüüd viimast ka oma siin lõputõmmetes, sest et koos nad seal Kašakoviga nina-ninas liiguvad vastavalt siis radadel 3 Kilbeläinen ja 10 Kašakov ja siis täiesti võrdse ajaga 2.54,5 nii Kilbeläinen kui ka Kašakov siit edasi tõenäoliselt lähevad, eks me saame lõpuks öelda, kui kõik eelsõidud on tehtud, millised ajad edasi viivad, aga eelmisel aastal jah, oli see 2.57 peale ja kolmandana Peteris Vilums, nii et Peteris Vilums võiks ka siin veel loota finaali pääsu tulemusega 2.57,9 siis hetkel eelsõidus ja noh, Egnars Rožinskisi puhul on see juba kahtlane, tema eelsõidu tulemus 2.59,7. Sit ready. Attention. Mehed ja teine eelsõit on läinud käima rahvusvahelise osalejaskonna kaasalöömisel alates masinatest number 1 ja sealt edasi Esernieks, Tenzing, Blumbergs, Hillep, Laius, Laidma, Korotkovs, Rahuoja, Pikkov, Sprogis, Šmünin, Ritson. Ja hetkel siis Martin Rahuoja koostöös Christopher Hillepiga, Tallinna noormehega on seda sõitu läinud juhtima, aga noh, alla 200 meetri on alles läbitud, 500 meetri keskmist tempot näidatakse praegu 1.27 alla veidi ja kui nüüd mehed suudavad sellise tempoga lõpuni pingutada, siis võiks oodata no näiteks Christopher Hillepilt ka finaali kohta. Eks see esialgu kindlasti on suur unistus, aga mine tea, sõltub nüüd sellest distantsi teisest poolest kohe kindlasti ka ja kuidas see algus on mõjunud, kas oli see liiga hoogne või mitte, sellest hakkame õige pea siis juba ka rääkima ja seda kõike nägema, aga Martin Rahuoja, kes siis liidrina alustas, on nüüd hetkel langenud teisele kohale ja
kaotust juba Hillepile peaaegu 10 meetrit. Stabiilselt on tulemas Ritson, Šuminin, aga samamoodi ka Rain Laidmaa, Martins Blumbergs ja ütleme tinglikult võib sinna esikuuikusse või seismikusse võtta praegu ka siis Esernieksi, nii et Edvars Esernieks on sealt esimeselt sõudemasinalt pingutamas praegu võitjale või liidrile kaotust peaaegu 20 meetrit. Aga Christopher Hillep on oma tempot suutnud hoida, 500 meetri keskmine aeg 1.27,4, nii et kui ta niimoodi suudab edasi tõmmata, siis alla 2.56 peaks tema lõpuaeg tulema ja see võib olla sinna finaali pääsemise piiri peal, nii et kui Christopher Hillep soovib nüüd finaali jõuda, siis tuleb endast kõik maksimaalne välja pigistada, teades, mis hakkab toimuma järgmises sõidus, millise inertsi see sõit endaga kaasa toob, juba puhtalt sellepärast, et seal olla Tõnu Hendriksoni, Pavel Šurmei, Joel Naugarise, Kaspar Taimsoo ja Allar Raja kõrval, nii et sealt tuleb kindlasti väga pingelist heitlust. Aga on Hillepi tempo hakanud raugema, 1.28,3 on see 500 keskmisena ja hetkel veel napilt siis alla 2.50. Ja hakkab minema sinna 1.29 peale juba siis Hillepi keskmine 500 meetri keskmine, seda juba on natukene liiast, kui tahta finaali jõuda, mine tea. 2.57,2 siiski suudab Hillep ennast viimasel 200 meetril veel motiveerida piisavalt ja selles eelsõidus läheb ta ka siis kas finaali, see juba selgub õige pea. Teisena eelsõidust Martin Rahuoja, ka väga tubli tulemus, alla 3 minuti eelsõidus 2.58. Kolmas koht aga eelsõidus Martins Blumbergs, 2.58,2. Alla 3 minuti tõmbab ka Rain Laidmaa, 2.59,9. Attention! Laitmatu start, kiire algus ja loomulikult Joel Naukarinen on mees, keda me peame vaatama, tema siis masinal number 5 ja Joelit praegu näitab ja vaadake, kui rahuliku tempoga see mees tõmbab. Tema tehnika eripära on see, et ta veab käe pidemi sisuliselt lõua alla, pikendades sellega oma tõmmet. Ei ole tegemist väga pika mehega ja ju ta siis tunnetab, et nii saab kõige paremini ergomeetrit tõmmata, aga hoopis üllatusmees praegu on Allar Raja, kes on sõitu juhtima asunud ja seda väga tugeva algusega, kui 500 meetri keskmist aega näitab hetkel arvuti 1.23,4. Allar Raja olümpiapronks võib ta nüüd oma enda kohta öelda, nii et ajalugu teinud mees ja kindlasti Eesti spordi üks suurtest staaridest ja loomulikult Allar on tuntud ka oma sõbraliku oleku ja suhtlemisvalmiduse poolest, nii nagu ka kõik teised neljapaadi mehed. Aga Allar Raja on üllatuslikult tugevalt praegu seda sõitu alustanud, samas eks loomulikult Šurmei, Hendrikson ja Naukarinen väga selgelt ju teavad seda, et ei ole mõtet praegu verd ninast välja pingutada, sest et on vaja kindel aeg ära sõita ja kui sa sõuad 2.55 alla, siis võid sa ka olla üsna kindel, et sa jõuad finaali ja Hendrikson, Alfa Star, 9-kordne võitja masinalt number 14 on vaikselt seal seiramas. Nüüd hakkab tulema tema osa. Nüüd ta teab, et on vaja finaaliks saada hoog veel üles ka siin eelsõidu lõpus pingutades. Mis lõpp see veel on? Viimased 200 on siis see aeg, kui tõsiselt hakatakse alles finiši peale mõtlema. Aga Allar Raja on tõesti praegu tegemas väga tugevat sõituga. Samas kui mees on ikkagi valmis tõmbama välja tulemust 2.46 ja ka veidi alla, siis see aeg üldse mitte pole üllatav. Nii et ju mees siis tunnetab, et see on see eelsõidu vorm, mida igal juhul on mõistlik näidata ja selliselt see sõit läbida. Ja Pavel Šurmei hetkel teisel positsioonil masinal number 2, 5 meetrit rajale kaotamas. Oskar Kuzmin on üllatamas seal 3. positsioonil hetkel, 13 meetrit kaotust liidrile. Ja muidugi suur üllatusmees selles sõidus on Margus Kodasmaa ja mida nüüd Joel Naukarinen siis on otsustanud teha. Ma arvan, et Joel võtab nüüd viimased 10-15 tõmmet nagu Kalevipoeg ette ja
näitab, milleks ta võimeline on ja vaadake nüüd, Joel hakkabki kohe siit toimetama ja tegutsema, nii et ega finaali ta tõenäoliselt ikka pääseb. Kus ta siis sellega? No raja ikka juhib 4 meetri eduga Surmei ees. Kas Surmei jaoks on see põhimõte, et lasta rajal see eelsõit võita? Siiski jah, tundub, et see põhimõte oligi selline, aga raja pääses napilt eest ja 2.53. Üsna tugev eelsõit ja kena esitus tema poolt läheb siis siit kindlasti finaali. Pavel Surmei 2.53,1. Kolmandal positsioonil kindel finalist, 9-kordne võit ja 2.54,4 kahekordne olümpiamedalist Hendrikson. Kena etteaste mõistagi ka Oskar Kuzmini poolt, nii et suurepärane tulemus ja üllatusmees võib-olla palju öelda, sest et Oskar on viimasel paaril aastal tublit arengut nii vee peal kui ergomeetril näidanud, tema siis 4. tulemusega. Ja Margus Kodasmaa, see mees küll üllatas praegu 2.55,9, 5. positsioon eelsõidus ja finalist 2.56,4. Joel Naugarinen võttis hästi rahulikult targu. No kui me vaatame eelmisel aastal, Joel sõitis eelsõidus 2.53,8, aga ju ta siis tunnetab, et vorm praegu pole päris selline, mis lubaks eelsõituga täiel raual siis läbida ja tunnetab, et finaaliks on vaja ennast hoida. No Hendriksoni eelmise aasta eelsõidu aeg 2.53,1, samas kui täna siin 2.54,4, nii et selline 1,5 sekundit peaaegu vahet. Siit ei tasu küll kindlasti mitte mingisuguseid järeldlusi teha. Ja Allar Raja, tema eelmise aasta eelsõidu tulemus 2.53,0, nii et Allar ka eelmisel aastal sõitis eelsõidus väga hästi ja oli üks parima ajaga ka edasipääsejaid. Ja tegelikult ka Oskar Kuzmin, nagu ütlesin, Oskar Kuzmini esitus kindlasti üllatus ei ole, sest et eelsõidust eelmisel aastal 2.53. Küll oleks üllatus see, kui ta suudaks seda aega edestada finaalis, sest et mullu finaalis tema 2.55,3. Nii et siin võiks öelda, mehed jagunevad 2 gruppi, need, kes võtsid praegu oma sõitu väga rahulikult ja läksid kindla peale, aja peale välja ja teadsid, et jõuavad sellega finaali. Teised, kes võrreldes varasemate esitlustega teadsid ponnistada, viimast võtta ja tõenäoliselt finaalis pudenevad. Hetkel siis näeme Hendrikson, Raja, Surmei on keskendumas. Sit ready. Attention. No ja nüüd saame kenasti minema, on esimesed tõmbed tehtud ja kaamera jälgimas Hendriksoni rajad, Surmeid, aga seal loomulikult ka on Kilbeläinen, Naugarinen, kes siis ka tegusid on tulnud siia tegema ja nagu ennustasin, siis Joel Naugarinen on küll sellest puust meest, et tema starditõmbed on siin kõige tugevamad ja hetkel siis 500 meetri keskmist aega näitamas minut 18,4. Hendriksonilt on tavapäraselt tugev algus olnud, on ta seal praegu teisel positsioonil ja Naugarisele kaotust 6 meetri jagu. Vaatame, kuidas on läinud Surmeil. No seisuse ja staatuse kohaselt on Surmei Valgevene ergomeetri hiid hetkel siis 3. positsioonil ja üsna võrdselt Hendriksoniga minemas, aga nüüd Hendrikson kas suudab hoida Naugarisest kinni ja suudab hoida ka Surmei, aga miks mitte ka Allar Raja tempot, sest et Allar Raja on praegu 4. positsioonil ja on teinud väga kõva alguse. Nii et Allar Raja on andnud tõelise tormihoiatuse siin. Eelsõidust läks mees edasi kõige parema ajaga. Hetkel on küll jah, Joel Naugarinen minemas oma teed ja mulle tundub küll, et juba sellega on tänavuse alfa meeste sõit siin tehtud. Mees on üliheas vormis, on hetkel liikumas maailmarekordi tempos sisuliselt Ortegaga, härrasmehega Hispaaniast, kes aastal 2005 selle maailmarekordi sõiti, mis siis on 2.39,5, on ta ühes tempos ja graafikus liikumas. Hetkel Pavel Surmei on tõusnud teiseks. Tõnu Hendrikson on andnud Surmeile oma koha käest ära, liikumas 3. positsioonil, aga sisuliselt on mehed võrdsed ja vaadake, mida teeb Allar Raja. Allar Raja on tõepoolest võimsalt alustanud ja hakkab ohustama Hendriksoni. Ergomeetri kuningad siin Maarjamaal, sest et Hendriksonil on ju teatavasti lausa 9 alfa medalit taskus.
aga nüüd on Naukarinen hakanud natukene maailmarekordi tempole alla andma. See vahe on küll väga väike, aga samas on ta endiselt alfavõistluse siis tippmargi ajas üsna lähedal. Selle on sõitnud välja 2009. aastal siis Šurmei, mis on 2.39,9 ja me näeme, et Pavel Šurmei on võtmas Naukarisele natukene nüüd lähemale. See vahe on kõigest 11 meetrit ja jäänud on 100 meetrit. Sellega ei ole enam võimalik Šurmeil võtta kinni Naukarist ja kas Hendrikson suudab hoida oma kolmandat positsiooni ja tõepoolest siin ei ole mitte mingit küsimust, aga Joel Naukarinen on minemas vääramatu võidu poole ja me näeme, et Soome ergomeetri hime täpselt ja tuli Šurmei ja see oli nüüd täiesti suur üllatus, kuidas Šurmei vanameister nõelas ära Joel Naukarise. See oli väga suur üllatus ja selle võistluse vaieldamatu triumfi hetk. Nii et see oli tõesti ülipõnev praegu, kus siis me nägime viimaste sisuliselt millimeetrite otsust. Ja Pavel Šurmei poolt on see 2.42,5 selle vanuse gruppi siis maailma rekord, nii kinnitavad kohtunikud. Nii et this is a new world records for Mr. Šurmei. Record of younger veteran rowers. So congratulations, Pavel. And of course, congratulations of the victory today. What a marvelous job you did here. Ja Joel Naukarinen kõigest kümnendikuga kaotab, nii et tegelikult oli see ülipõnev ja läbi aegade üks tasavägisemaid alfavõistlusi ja täiesti võrreldav siis aastaga 2006, mil siin võimutsesid koos Šurmei ja lätlane Kristaps Pokums. Kolmas koht, Tõnu Hendrikson, 9-kordne varasem alfavõitja ja tema tulemusega 2.44,4 tegi selle oma ära ja tegi võimsalt ära ja siis Allar Raja, mullune kolmas mees, vahetab nüüd koha madalama vastu 2.45,7. Ka palju õnne Allarile, suurepärane tulemus ja oma kindlasti tegi temagi ära. 5. koht Antti Kilbeläinen, tugev tulemus 2.46,4. Ka kindlasti mõnevõrra üllatuslikult, aga ilmselt Soome mehed on ergomeetrit väga palju oma treeningutel kasutamas ja pigem sihivadki just sõudergomeetrite siis pärusmaad.